Kuidas Suurbritannia ja Soome turg üksteisest erinevad? Kuidas läbi kodulehe leida endale UK-sse kliente? Millistest turundustegevustest on olnud kasu ja millistest mitte nii palju? Kas backlingid sinu veebilehe suunas aitavad otsingupositsioonides kaasa? Millised olid konkreetsed sammud ideest kuni esimeste klientide leidmiseni Suurbritannias? Ekspordime osa number 3 alustab. Täna on saates mees, kellega ma kohtusin ise esimest korda Eesti Kaubandus-Tööstuskojas koos koolitust tehes. Mina rääkisin siis agentuuri poolt ja tema oma lugu praktikuna. Ja kuna me üksteist ei teadnud, siis me ei olnud kooskõlastanud ka üksteise slaidi komplekte. Aga kui me olime ära rääkinud, siis seda oli hästi äge näha, kui hästi nad üksteist täiustasid ja sünkroonis oli. Mis viis mind mõtten, et tundub, et me oleme mõlemad jõudnud suht samade arusaamisteni ja see oli äge tunne. See mees on aidanud Roman Tavastit viia välisturgudele. Ta on mees, kes kuulab su ideed, põrgatab seda vahel tagasi ja päriselt siis viib neid asju ka ellu. Ta on küll tegevjuht, aga ise kättpidi täiega digiturunduses sees, detailideni välja. Ja selliseid olen ma 10 aasta jooksul tegelikult ikka väga vähe kohanud. Tere tulemast, Eivar Maiväli, Roman Tavasti tegevjuht. Tere. Tahad sa siia midagi lisada, täpsustada või parandada? Väga uhke sissejuhatus. No aus ja nii nagu asjad on. Ja, aitäh. Kuule, aga hakkame rääkima ekspordist. Kuidas teie tegite ettevalmistusi selleks, et minna UK turule ja Soome turule või vaatasite üldse enne nendel turgudele minekut mingid muid turge ka? No enne siis UK ja Soome turule minekut olime me põhiliselt ikkagi Eestis. Ja siis tõuge seda sammu ette võtta või üldse seda planeerima hakata tuli põhimõtteliselt eelmise majanduskriisi ajal või sellest tingituna, eks. Kuna siis nii nagu ka praegu käive langes, tööd jäi vähemaks, pidi hakkama mõtlema, mida ja kuidas me teeme. Ja no, kuna me tegutseme sellises väga, väga selgelt niši valdkonnas, mis ei ole just mingi laiatarbekaup ja laiatarbeteenus, siis Eesti turg lihtsalt on liiga väike selle jaoks, et siin normaalselt hakkama saada ettevõttena. Nii et igal juhul pidime kuskile vaatama. Ütle korra kuulajale ära ka, mis see teie selline põhitoodang on, mida te teete? No, Roman Tavast on Eesti vanim kullassepa firma, mis on asutatud 1923 ja meie põhitegevuseks on, nagu me ise seda nimetame, siis korporatiivehete disainimine ja müük ja valmistamine. Mis asi on korporatiivehe? Võib-olla tekib küsimus paljudel. Just. Sinna alla kuuluvad erinevad nagu logodega siis lipsunõelad, mansetinööbid, aga mitte ainult logodega, ütleme siis nagu mingisuguse organisatsiooni sümboolikast või tegevusvaldkonnast või spetsiifikast tuletatud disainiga ehted, rinnamärgid, mansetinööbid, lipsunõelad, kaelaehted, prossid ja nii edasi. Ja laiemalt võttes veel, ütleme, üks peamistest asjadest, mille poolest Roman Tavast tuntud on, muidugi on riiklike teenetemärkide valmistamine, mitte siis ainult need, mida president välja annab, vaid ka igasuguste teiste riigiasutuste poolt antavad teenetemärgid ja aumärgid. Et need on nagu põhilised asjad, millega me tegeleme. Lisaks ka kooli lõpusõrmustega Eestis oleme suurim valmistaja. Nii et selles mõttes nagu kullassepa ettevõte, hästi traditsiooniline valdkond, valmistamine käib, ma ei saa öelda, et mitte täielikult, aga suures osas nii nagu 10 või 100 aastaid tagasi, eks tegelikult. Samas me oleme ka integreerinud sellist tänapäevast tipptehnoloogiat, CNC-pinke, 3D printereid, nii edasi enda tootmisesse. Ja samamoodi siis tegelikult proovinud ka oma müük ja turundus selliselt kujundada, et see oleks tänapäevane. Et kui ettevõtte alustas 20. lõpus või alustas 20. alguses, aga et tol ajal 20. või 30. oleks olnud suhteliselt mõeldamatu sellist ärimudelit viljeleda, eks ole, et kus me ise oleme Tallinna kontoris ja meil on kliendid üle maailma tegelikult.
Aga olgu, majanduslangus ja siis hakkasite mõtlema, et noh, midagi peaks ette võtma ja tegema. Noh, seal oli natukene muid asju ka veel, et oli üks asi oli kindlasti majanduslangus ja teine asi oli see, et me kuidagi olime tol ajal nagu selline, või noh, me ei olnud ennast nagu positsioneerinud korralikult, et kes me oleme tegelikult või kes me olla tahame. Ja tihtilugu, noh, võib ju arvata, et sellises niši valdkonnas, noh, kellega sul ikka konkureerida on, aga noh, nii see päris ei ole ja eriti tol ajal neid ettevõtteid Eestis oli päris mitmeid ka, kes sarnaste asjadega tegelesid ja tihtilugu kippus tekkima selline hinnakonkurents ja nii edasi. Noh, eriti riigihangete puhul või riiklike tellimuste puhul, et kõik üritavad odavamat hinda pakkuda, et siis see tellimus endale saada ja tööd endale saada aga noh, kõik ju saavad aru, et mida odavamalt sa müüd, seda kehvem olukord ettevõttel on lõpuks, ei ole raha, et palku tõsta, ei ole raha, et investeerida ja nii edasi. Ja siis ütleme jah, kuskil 2010 tegelikult, kui see sügav kriisi põhi oligi tegelikult käes või noh, oli juba üle käinud 2009, eks, et siis me mõtlesimegi, et nii, et me peame midagi tegema, eks ole, et kutsusime endale abilisi, kes aitasid meil siis välja mõelda ja üle vaadata meie ärimudelit ja mõelda siis, et mida me teeme, kuhu suunda me peaksime liikuma. Et üks sellistest olulistest muudatustest, ma nimetan need abilised ka ära, tegelikult ilma kelleta ma arvan, et ma täna siin ei oleks, et üks väga suur abiline oli Anu Malnaarits marketingi instituudist, ja teine oli siis Indrek Maripuu, kes siis täna vist minu teada Lõuna-Eestis ka mingit loovtalu või loovaita peab. Et nemad, ja siis oli meil ka veel teisi abilisi ka meie klientide hulgas ja meie partnerite hulgas ja töötajate hulgas, eks ole, et kõik oli päris palju inimesi kaasatud. Ja hakkasime vaatama, et mida me teeme, kes meie kliendid on ja mida me siis teha tahaksime ja kes me tahaksime olla. Ja üks asi, mida me siis, milleni me jõudsime, oli see, et me ei taha olla see ettevõte, kes üritab iga hinna eest mingid tooteid maha müüa, pakkuda odavamat hinda ja selle tõttu saada endale siis tellimusi, eks, et pigem positsioneerisime ennast selliselt, et me olemegi kõige kallimad ja hakkasime ka tegelikult tol ajal ütlema klientidele mingil hetkel, et jah, et aitäh päringu eest, aga et kui me saame aru, et te vist olete nagu mitmesse kohta saatnud päringuid, et meie käest kindlasti ei saa kõige odavamat hinda, et me olemegi kõige kallimad. Noh, mingil hetkel viis see selleni, et tõesti oligi päringuid vähem ja nii edasi, aga ühel hetkel oli näha, et kliendid hakkasid ikkagi tagasi tulema, ka sellised kliendid, kes ütleme püsitellimusi teevad. Kas sa seletasid kuidagi ära ka, mis selle kallima hinna taga on? Jah, et kindlasti selle kallima hinna taga ongi nagu see, me ise näeme seda nii, et selline läbimõeldud protsess, läbimõeldud siis kliendisuhtlus, tootmine, see, et me täidame neid lubadusi, mida me anname, sest meie tegevusvaldkond on väga tihedalt seotud, eks ole, sellega, et on mingi üritus kuskil, midagi toimub, mingi sündmus, kus tahetakse kedagi tänada ja need tooted on selle jaoks vajalikud, selle jaoks tellitud, et see toode kui selline, kui mõelda näiteks võtame rinnamärgi, eks, et mis asi see rinnamärk üldse on, et lihtsalt mingisugune tükk mingit metalli, eks, et meie puhul enamjaolt hõbedat. Ja tal selles mõttes mingi praktiline väärtus ju otseselt puudub, eks. Aga tal on mingi sisuline tähendus, mingi sisuline väärtus, mingi asi, või mingi idee, mida sellega tahetakse edasi anda. Ja see üldiselt on seotud mingi sündmusega, mingi kuupäevaga ja asjad peavad olema selleks tehtud. Ehk et väga tähtis on klientide usaldus ja see, et me seda usaldust ei petaks, eks, et me peame, kui me oleme lubanud, siis me peame tegema. Ma võin öelda, et me oma lubadustest peame kinni kogu aeg, eks.
ja siis üks asi veel ongi nagu disaini pool, et meil ettevõttes disaini ja ka tootmisega või valmistamisega on seotud inimesed on valdavalt kõrgharidusega ehtekunstnikud, nii et nad teavad, mida nad teevad. No et see on kindlasti üks asjadest, mis eristab meid mingist Hiina tootjast näiteks, eks, et kui võtta, et Hiinast sa saad rinnamärgi tellida võib-olla 1 euroga tükk, eks ole, või veel odavamalt, meie käest sa saad 15 euroga selle või 20 euroga või sõltub materjalidest. On ka praegu just telliti meie käest rinnamärgid, mis maksavad 300 eurot tükk. väga uhke, väga uhke. et selles mõttes disain, kvaliteet, usaldusväärsus ja teenindus, selles mõttes, et me hoolime enda klientidest. Et need ongi need märksõnad, aga see, et kas me nüüd seda nüüd kõikidele klientidele sellisel moel räägime, ma arvan, et pigem mitte, ja siis vaid lihtsalt sellel hetkel me otsustasime enda jaoks need asjad ära ja siis esimene samm tegelikult, mida me tegema hakkasime, oligi siis enda selline rebranding, mida aitas meil Velvet teha tol ajal, et vaatasime üle, milline me välja paistame, et kas me paistame välja selline, nagu me tahame olla või nagu me oleme, eks sel hetkel saime aru, et ei paista, eks, ja siis oligi, et tegime ennast selliseks ka väljapaistmise mõttes, et klient vaadates meid saaks aru, et nemad ongi sellised, eks, et siis ei teki küsimust ka, et miks nad kallimad on tegelikult. Ma ise arvan tagantjärgi vaadates, et see toimis selles mõttes hästi ja kui nüüd ekspordi juurde tulla, siis Soome klient oli meil ju ka varem tegelikult, et aga see ei olnud nagu selline teadliku tegevuse tulemus, vaid pigem selline juhuslik, et keegi rääkis kellelegi ja siis soomlane tuli Tallinnasse ja tuli meie juurest läbi ja tellis midagi või kirjutas meile. Aga siis me hakkasimegi mõtlema nii, et okei, et klient on juurde vaja, kuskile on vaja laieneda, midagi on vaja teha, et mida me teeme. Ja loomulikult mõtlesime erinevate riikide peale, kaasa arvatud Soome peale kohe alguses, aga jäime pidama just nimelt Suurbritannia peale ja väga lihtsatel põhjustel tegelikult, et kuna meil enda ettevõttes oli inimene, kes valdas või valdab suurepäraselt sellist briti-inglise keelt, olles ise brittidega koos töötanud pikki aastaid. See oli kindlasti üks argumentidest, lihtsalt, et ei ole keelebarjääri tegelikult kellelgi meist. Teine oluline argument oli tegelikult selline briti kultuur või briti ajalugu, et kus me nägime nagu seda võimalust, et kuna nemad väga palju kasutavad sellist sümboolikat, mida me toodame. Et siis mõtlesimegi, et see oleks kindlasti suurepärane koht. Ja need olidki peamised ajendid. Tegite te mingit turu-uuringut ka enne, kui te hakkasite sinna turgudele, mis minema teadlikumalt? Jah, et ikka tegime. Tegime suhteliselt põhjaliku sellise turu-uuringu ise, aga jällegi siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see oli ka Anumal Naaritsa mingi koolituse käigus, oligi ekspordiplaani koostamise koolitus või selline programm, selle käigus me selle koostasime. Sellist, nii palju andmeid, kui meil oli võimalik otsida igasuguse turumahtude asjade kohta otsisime ja ka selle käigus me tegelikult tegimegi nii vist Inglismaa kui ka Soomet ja Soomes me tegime reaalselt ka sellise telefoniküsitluse, helistasime mingitele klientidele, valisime mingit teatud tüüpi ettevõtted või organisatsioonid välja. Mis te küsisite? Küsisime erinevaid selliseid küsimusi, ega neid palju ei olnud, mõni üksik, et peamiselt see, et aru saada, et kas Soome kliendi jaoks on vahet selles, et kas ta tellib Soome ettevõttest või Eesti ettevõttest, kas see kuidagi mõjutab tema seda otsuse langetamist. Ja mis need, ütleme, selle ostuotsuse tegemise siis ajendid soomlase jaoks on. Muidugi hiljem tagantjärgi vaadates me muidugi saime aru, et ega see
telefoni teel sa küsid, eks ole, inimesed vastavad. Aga ikkagi inimesed vist kipuvad vastama seda, mida sa kuulda tahad, et mitte seda, nagu tegelikkus on, et selle uuringu käigus tuli välja, et soomlasi ei huvita üldse põhimõtteliselt see, et või see ei ole nagu negatiivne argument, et sa Eesti ettevõtte oled ainuke ja ka hind ei ole tähtis, vaid ainuke oluline asi on kvaliteet, eks. Mis päriselu tegi? Päriselu on kindlasti toonud erinevaid näiteid, et täna on meil Soomes tütarettevõte, kus siis klientidega suhtleb soomlane, ettevõte asub Turus. On olnud paar sellist näidet, kus Soome klient on arvanud, et neid asju valmistatakse Soomes ja siis, kui ta on teada saanud, et nad tulevad Tallinnast, siis ta on väljendanud pettumust selle osas. Kuidas te lahendasite selle olukorra, mis te ütlesite? Ei selles mõttes, et toode on kvaliteetne ja toode on aus, et ega seal kuidagi seda selles mõttes ma ei tea, lahendada ei olegi, et klient ei rahule nagu ikkagi, aga see oli tema jaoks lihtsalt nagu üllatus ja selles mõttes ta väljendaski enda üllatust sellisel moel, et võis aru saada, et ta oli nagu pettunud, et ta oleks nagu, me olemegi aru saanud, et soomlased on nagu eriti sellised territoriaalsed selles mõttes, et neile meeldivad enda kodumaal tehtud asjad. Ja Kas see oli enne, kui teil see kohalik ettevõtte olemas oli? Ei, see on nüüd viimase paari aasta selline asi. Et varem oligi, võib-olla tunda kuidagi seda, et kui need Soome kliendid otse meie juurde tulid, siis nad tulid teadlikult, need olid need kliendid, kes teadlikult valisid Eestis tellimise ja olid need põhjused siis mis iganes, et võib-olla arvati, et saab siit odavamalt või mida iganes. Et kindlasti on ka eestlasi või soomlasi, kes on väga suured Eesti fännid, eks. Et meie klientide hulgas on mitmeid ja kes on meid ka aidanud erinevate soomekeelsete tekstide ülevaatamisega ja nii edasi. Nii et. Kas te selle Suurbritannia suunal samasuguseid intervjuid tegite või kuidas te seal seda pinnast kompisite? Jah, intervjuusid ei teinud, aga jällegi kuna ei leidnud vist sellist sobilikku või ei otsustanud tol hetkel niimoodi, et see oleks nagu võib-olla kõige otstarbekam asi, mida teha. Aga mida me tegime, oli see, et kui me olime selle turu-uuringu ära teinud, aru saanud, et jah, et me tahame sinna liikuda, siis otsustasime, kuna meil oli varasemast üks selline kogemus juba läbi edasimüüja müümisel Suurbritanniasse, kus ühed siis meie nagu koostööpartnerid otsustasid, et meil on väga äge toode ja väga äge ettevõte ja et nemad tahavad hakata meid edasi müüma, eks. Asutasid selleks täiesti uue ettevõtte seal, mis me ei olnud romandavasti nimeline loomulikult ja hakkasid siis müüma meie tooteid, aga kahjuks nad ei osanud seda vist väga hästi müüa ja see ongi selline valdkond ka, mis võtab väga kaua aega ja sellist, sa pead oskama nagu seletada kliendile just samad küsimused, et miks ma teie käest pean tellima, eks ole, teil on nii kallis, et miks ma sealt ei pea tellima või ei telli, ma ei tea, mingit 1 eurost või naelast asja, eks. Ja nii edasi. Ühesõnaga see ettevõtmine läks rappa sõna otseses mõttes, et mingi aasta või 1,5 või 2 isegi nad seal pingutasid ja proovisid ja selle aja jooksul said võib-olla paar tellimust ainult. Ja sedagi minu arvates läbi oma mingite isiklike kontaktide, mitte nagu selliseid päris kliente, eks ole, et kes tulevad ja tahavadki su käest tellida. Ja siis me mõtlesimegi, et igal juhul me tahame sinna minna, me fantaseerisime igasugustest asjadest, et ma ei tea, kunagi peakontor Londonis näiteks või nagu on, et suured uhked ettevõtted Kullassepa valdkonnas, eks. Aga mida me siis otsustasime oli see, et me kindlasti lähme sinna oma nime all, tahame kõike ise kontrollida ja selleks, et kui nüüd nagu endal otsa vaadata, saades aru, et me oleme Eestist, Eesti tuntus küll kogu aeg pidevalt kasvab maailmas, eks ole, aga 10 aastat tagasi või 8 aastat tagasi oli see kindlasti oluliselt väiksem, kui see täna on.
enamiku läänemaailma jaoks, noh, kui neil ei tule just meelde see, et Eesti on kuidagi mingi edulooga seotud nimetus, eks ole, et siis see seondub pigem, et kuskil Venemaa kõrval mingi Vene provints, eks, või midagi muud, mingi Ida-Euroopa. Noh, et mis sealt ikka head tulla saab tegelikult. Noh, meie teame, et see ei ole nii, eks. Aga et seda jääd kuidagi on vaja sulatada või kuidagi on vaja saada see kliendi kontakt. Noh, kui ise ka mõelda ennast, et kui mingit teenust või toodet otsida ja Google'ist tuleb sul välja näiteks, ma ei tea, 5 valikut, olles Tallinnas, üks ettevõte on, ma ei tea, Tallinnas, üks on Tartus, üks on Helsingis, üks on Stockholmis ja üks on Riias, siis seda Riia ja Stockholmi ja Helsingi ettevõtted, nendele sa ei kirjuta esimeses järjekorras kindlasti mitte. Et kõigepealt tõenäoliselt küsidki selle Tallinna ja Tartu ettevõtte käest, eks, kui sealt ei saa, siis hakkad edasi vaatama. Ja sellest loogikast lähtuvalt me otsustasime, et me teeme või tahame seal koha peal paista kui lokaalne ettevõte. Et me ei lehvita kuskil Eesti lippu, ei ütle suurelt, et Made in Estonia ja ei ole aadress Tallinn, eks, ja Eesti telefoninumber. Aga kuna kõige selle ettevõtmine ju on väga ajamahukas, ressursimahukas, siis me mõtlesime, et me kõigepealt ei hakka sinna mingit ettevõtet asutama ega midagi muud tegema, vaid me kõigepealt tahame testida seda turgu, eks. Et see uuring andis meile piisavalt kindlust, et jah, et võiks teha, võiks proovida. Ja selle esimese proovi me otsustasimegi, et me võtame eeskuju nagu sellistest startupi maailmast, eks, et teeme kiiresti, lihtsalt ja katsetame ja testime, kuidas on. Mina ise tegin vist 2 või 3 päevaga sellise hästi lihtsa odavatest või tasuta lahendustest WordPressi kodulehekülje, registreerisime romandavast.co.uk domeeni, läbi Skype'i vist, ma arvan, tegime selle UK lauanumbri ja põhimõtteliselt panimegi selle kodulehe niimoodi ülesse ja proovisime, siis hakkasime Google AdWordsi reklaame tegema. Ja sinna kõrvale siis otsisime ka, proovisime ka sellist emaili otseturundust, et ostsime mingisuguse andmebaasi, kus oli siis teatud kriteeriumitele vastavad mittetulundusühingud. Ja Google AdWordsi reklaame tegime ka ise, jällegi erilisi kogemusi sellega ei olnud, aga hakkasime katsetama. Ja väga siuke üllatav oligi, et tegelikult läbi selle emaili turunduskampaania või ütleme otse välja läbi spämmi saatmise tuli meil esimene suur klient, kelleks oli ISAF, mis on siis International Sailing Federation, rahvusvaheline purjespordi föderatsioon, eks. Me olime ikka väga hämmingus selle üle, kui aus olla. Nemad on meie kliendid siiamaani, et tellivad erinevaid tooteid, erinevaid märke. Vist oleme kuskilt kuulnud ja aru saanud, et mingi ISAF-i aumärk on ka prints Harryle antud ja nii edasi, kes vist enam ei ole prints Harry, aga ikkagi. Ja siis veel tulid seal lähiajal kohe oligi Inglismaa selline mingi aasta naise gala õhtusöögi mingisugused auhinnamärgid ja selliseid tellimusi saime. Aga vaatasime, et see andmebaas töötas väga hästi, mõtlesime, et okei, et lahe, et võtame, ostame ühe andmebaasi veel, et võtame ettevõtted, eks. Et kui juba MTÜ-d tellivad, et siis ettevõtetest saame kindlasti veel, aga siis sealt me saime põhimõtteliselt selliseid kurje pool sõimava stiilis vastuseid, et kui te veel meile midagi sellist saadate, siis me anname teid kohtusse, eks. Sealt enam ühtegi tellimust ei tulnud? Minu arust mitte. Et siis me sellest loobusime. Aga see andis meile nagu piisavalt kindlust, et neid kliente me saime, ka siis läbi AdWordsi päringuid meil tuli ja me saime neid ka töösse ja tol hetkel siis sellel hetkel, kui juba klient oli nagu nii kaugel, et ta ütles, et jah, ma tahan tellida, siis me ütlesime, et muideks, et me oleme ju Eestis tegelikult ja et meil ei ole hetkel ka Inglismaal ettevõtet, et arve tuleb Eestist, et kas see on teie jaoks probleem.
No ei olnud, et tegelikult ongi, et Soome ja Suurbritannia turu väga suur erinevus on see, et kui britid juba saavad aru sellest, et näed, sinuga on võimalik asju ajada, siis neid tegelikult ei huvita, kus sa asud. Nad on nii harjunud sellega, et kogu maailm on lahti nende jaoks kogu aeg olnud, eks. Et soomlastega nii lihtne ei ole selles mõttes. Ja siis saades selle mõne kuu jooksul need piisavalt kinnitust, et me oleme nagu õigel teel, siis me otsustasime, et lähme siis edasi, et registreerisime seal koha peal ettevõtte. Kui lihtne seda täna teha on? Vot täna ma ei oska öelda, aga siis see oli aastal 2014, kui me selleni jõudsime, et me seal ettevõtte registreerisime. Kusjuures see oligi, kui ma õigesti mäletan, augustikuuni, et ma arvan, et siin lähipäevil on meie Inglismaa tütarfirmal 6-aastane juubel tõenäoliselt. Ettevõtte asutamine oli väga lihtne, seal ei olnud midagi keerulist. Et kui Eestis ka tol ajal räägiti, et siis vist isegi ei olnud veel Eestis nii lihtne seda ettevõtet asutada, et ei saanud internetis kõiki asju ära teha, siis Inglismaal sai teha interneti teel kõik asjad ära. Ettevõtte asutamine käis väga lihtsalt, aga pangaarve avamine oli natuke keerulisem, eks. Nüüd on Eestis sama lugu, eks, et ma olen aru saanud, eriti kui sa ei ole kohalik, vaid oled välismaalane, siis pangaarve avamine on siin keeruline, oli ka seal keeruline. Kuna ütleme, meil kokku võttis aega see kuskil 3 kuud, ma arvan, et me saime selle arve avatud, pidime selle jaoks käima pangas kohtumas. Ma arvan, et asja lihtsustas see, et meil oli sealses ettevõttes üks kohalik britt oli juhatuse liige ja see tegi asja lihtsamaks natuke. Ma arvan, et kui ma oleks puhtalt eestlased olnud, siis oleks veel keerulisem. Ja selle pangaarve avamise käigus me pidime ka Londonis käima, aga jällegi, kuna Eestist eriti tol hetkel olid ja praegu vist ma ei teagi üldse, kas üldse kuskile saab lennata. Olid lennuajad Londonisse sellised väga kehvad, nii et selle jaoks, et käia pool tundi panga ametnikuga kohtumas, pidime me 2 ööd Londonis olema, eks. Aga see oli vaja ära teha. Ja registreerisime ennast ka käibemaksukohuslaseks. Ja põhimõtteliselt sellega olidki meil kõik sellised lokaalse ettevõtte tunnused olemas, eks. Mis selleks aadressiks sai? Avasite Londonis päris kontori või? No põhimõtteliselt alguses küll jah, selles mõttes mitte küll päris kontori, aga seesama inimene, kes meil oli juhatuses, aitas meil ka seda müüki korraldada seal, nii et tegelikult see esimene, praegu ei mäletagi peast, ma arvan, et esimene aadress oligi tema koduaadress tegelikult. Aga jällegi, ja hetkel on see raamatupidaja aadress, aga selle 6 aasta jooksul on olnud vist 2-3 korda sellist asja, kus klient on öelnud, et jah, et ma vaatan, et asute mul siin ümber nurga, et ma tuleks läbi, siis me peame ütlema, et ärge tulge, et meil tegelikult seal ei ole nagu otseselt midagi. Aga jällegi, kuna London ise on nii suur, meie ettevõte on registreeritud Essexis tegelikult, mis on siis Londoni kõrval, Londoni nagu äärelinn, osad peavad seda nagu peaaegu et Londoniks, aga jah, ta nagu on, ütleme meie Tallinna mõttes nagu mingi laagri võib-olla või midagi sellist. Siis kuna London on hästi suur, siis ega seal ei ole tegelikult seda, et keegi tahaks sulle väga külla tulla, et see, et kui ta, ma ei tea, asub kuskil kesklinnas ja peaks sinna tulema, siis tal terve päev läheb raisku selle peale. Nii et kogu suhtlus käib tegelikult e-maili, telefoni ja muude selliste lahenduste kaudu. Tegelikult nagu ka Eestis valdavalt, et ka Eestis on see, et ma arvan, et me reaalselt füüsiliselt näeme võib-olla 5% enda klientidest üldse, et kuigi meil Tallinnas on korralik suur selline, ütleme siis showroom, näidiste stend, eks ole, siis ega väga paljud ikkagi koha peal ei käi tegelikult. Mis sealt edasi sai? Nii-öelda kõik kohalik oli nüüd tehtud, test oli tehtud, mis need järgmised sammud olid? Ja siis, siis me hakkasimegi vaatama, et kuidas meelitada siis potentsiaalseid kliente enda kodulehele, sest turg on ju suur ja lai seal,
meie oleme väike niši ettevõte, pole väga reaalne ja mõeldav see, et me hakkame kõiki läbi helistama ja küsima ja teine asi on see, et kas see ka oleks selline toimiv asi, et kellele see otseselt meeldib, et kui talle helistatakse mingite teiste tegevuste vahelt ja küsitakse, et osta rinnamärk ära. Kas see veebileht jäi samaks, mis sa ise olid püsti pannud ja hakkasite sinna siis reklaami tooma või? Jah, põhimõtteliselt pikka aega oli see sama lehekülg, mis ma kõigepealt alguses testimiseks tegin. Kui ma nüüd meenutan, millal me selle välja vahetasime, oligi võib-olla nüüd paar aastat tagasi alles. Et ma arvan, et mingi esimene 3-4 aastat kindlasti töötaski see samane kodulehekülg. No loomulikult me seda täiustasime, proovisime erinevaid igasuguseid plugin'e seal nii analüüsi tegemiseks kui ka siis need tagasiside vormid ja kõik asjad, eks. Aga jah, et põhimõtteliselt me langetasime otsuse, et meie peamine eesmärk siis või peamine vahend, kuidas kliente saada, on meelitada klient meie kodulehele ja kodulehel näidata ennast siis sellisena, et see õige klient, kes sinna sattus, tahaks meiega ühendust võtta, on see siis telefoni teel või emaili teel või läbi kodulehe vormi. Ja see põhimõtteliselt ei ole muutunud siiamaani, et ka praegu me teeme sama asja aga kindlasti jah, me oleme nagu selles paremaks muutunud aja jooksul, et kahjuks hetkel on jah muidugi väga keerulised ajad Inglismaal ka, võrreldes Eestiga eriti veel, et ma olen aru saanud, et seal suurem osa inimesi ei käi endiselt tööl ja istuvad kodus. Kolleeg, kes selle Briti turuga põhiliselt tegeleb, just alles üks päev rääkis, et oli kuskilt lugenud, et näiteks riigiametnikest vist pidavad seal 1% ainult tööl käima, et ülejäänud on kodus. Nii et mingid liikumist seal toimub, mingid päringuid meile tuleb ja mingid tellimusi ka tuleb hetkel, aga võrreldes sellega, mis oli selle aasta jaanuar-veebruar, on ikkagi väga-väga drastiline muudatus. Aga jah, et mis me seal kodulehel siis tegime, et loomulikult need esimesed kliendid, kes meil olid, positiivsed kogemused, nende käest me küsisime tagasisidet. Kuidas te küsisite? Küsisimegi, et kas te annaksite meile tagasisidet, mida me võime enda kodulehel siis kuvada, et ka teised kliendid seda näeksid. Kuidas see reaktsioon oli? Oldi nõus? Jah, üldiselt on kõik nõus olnud, enam ei olnud, et keegi ei ole otseselt öelnud. Ega me igaühe käest ei küsi tegelikult, et me nagu vaatame võib-olla ikkagi selle järgi, et klient oleks nagu nimekam ja et see klient ka ütleks kellelegi midagi ja siis nende käest küsime. Ja muidugi mitmed Briti kliendid on meile siis öelnud, et ei loomulikult, et kirjutage ise valmis ja siis saatke, ma vaatan üle ja siis võite panna, et mul ei ole aega ise tegeleda sellega, et see on ka seal tavaline. Mis Eestis ei ole väga tavaline vist, et siis ongi, et sa pead nagu ise kuidagi ennast siis kiitma seal, et aga ei tohi ka nagu liiale minna, eks. Nii et kodulehel on meil täitsa eraldi sektsioon, kus on siis klientide tagasiside, kus on siis kirjeldavad oma kogemusi, mida nad on saanud ja seda sama me kuvame siis ka iga tootelehekülje peal tegelikult. Et kui keegi satub sinna rinnamärkide tellimise lehele, siis ta sealt näeb seda. Ja mingil hetkel oli siis see, et mõtlesimegi, et kogu aeg Google AdWordsi reklaami eest raha maksta, et ma ei tea, et kui kaugemale me niimoodi jõuame, eks, et suht kulukas ikka ja ei oska väga hästi teha ka ja ei ole võib-olla kõige optimaalsemalt tehtud ja kõige efektiivsem. Ja siis me mõtlesime, et igalt poolt olime kuulnud ja tegelikult juba Anu Malnaarits juba oli meile 2010. aastal rääkinud seda, et te peate hakkama blogi pidama. Ja siis me ka proovisime, et okei, et hakkame seda blogi pidama, eks, aga ega siis sealt ei tule eriti midagi, et mida ma seal ikka kirjutan nii väga ja siis see kiratses kogu aeg, et ega me eriti midagi ei kirjutanud ka siin Eesti blogis. Aga siis mõtlesime selle Inglismaa kontekstis, et me peame ikkagi kuidagi proovima selle uuesti käsile võtta ja otsisime veel, et kes meid siin aidata võiks ja oli siis Dream Growth'st Priit Kallas, kellega me käisime rääkimas, et kuidas ikka seda teha.
no tema meile nagu seletas kuidagi niimoodi ära, et me saime nagu aru sellest nagu põhimõttest või et miks me seda ikkagi tegema peame või miks see hea on, miks sellesse peaks panustama. Ja aitas meil ka välja mõelda seal mingi 10-20 sellist teemat, et mis teemal võiks üldse kirjutada. Ja siis me hakkasime neid teemadel kirjutama, aga noh, ka mõtlesime, et kuna me ise ei ole erilised osavad kirjutajad, et siis otsisime lahendusi, et kust neid tekste saada ja esimesed tekstid tegelikult mitu aastat me tellisimegi, ütleme kuskil Pakistanist. Kus sa selle Pakistani kontakti leidsid? On need erinevad portaalid, freelancer.com ja nii edasi, Upwork ja mis need on. Et sealt otsisime ja ütleme nii, et kuna me tol hetkel siis pidasimegi seda põhiliselt selleks või tähtsaks nagu selleks, et Google saaks aru, et me mingitel siukstel teemadel kirjutame, mingite selliste asjadega tegeleme, et mingid sellised märksõnad on kasutuses, et mingit uut sisu tuleb, et kuidagi välja tulla, kodulehe sisesed lingid ja nii edasi, eks. Siis see tunduski nagu okei alguses, et ega see kvaliteet võib-olla nendel tekstidel nii kõige parem ei olnud, aga tundus, et see nagu töötas ja tundus, et oli okei ja lasime selle osadel nagu native speakeritel läbi lugeda ja natuke korrigeerisime ja niimoodi nad üles läksid. Mis selle ühe artikli hind circa oli, mis te tellisite? Ma arvan, et mingi $10 võib-olla, et väga, väga odava rahaga. Et praeguseks me oleme sinna nüüd jõudnud, et need tekstid, mida me hetkel kasutame ja tellime, need üldiselt maksavad kuskil seal 100-200 eurot või naela või dollarit ja kvaliteet on ka märgatavalt parem. Ja kuidas see taktika töötas? Hakkaski nüüd ilmuma blogis artiklid, hakkasite kohe Google'ile meeldima ja Google tõi teile kliendid? No tegelikult võib öelda, et mitte. Siis oligi, et üks osa meie blogist oli ja on tegelikult siiamaani siis sellised pikemad sisujutud ja siis on see, et hakkasime tegema selliseid postitusi, kus on, et valmistasime need märgid sellele organisatsioonile ja need on nii tehtud ja siin on fotod ja kliendi tagasiside ja nii edasi. Nendega nagu läks võib-olla paremini selles mõttes, et osad väga huvitavad kliendid, kes meil olnud on. Nagu näiteks? Nagu näiteks me oleme teinud rinnamärke Hollywoodi filmide jaoks. Nagu näiteks London Has Fallen ja mis viimane järg sellel oli nüüd aasta tagasi vist, praegu ei tule nimi meelde. Siis BBC telesari The Night Manager, kus Tom Hiddleston ja Hugh Laurie olid peaosaseks. Et sellist asja ära kasutada koos selliste filmikaadritega ja valmistamisfotodega, seda küll jagati Twitteris ja mingid fännikogukonnad ja kõik, et väga lahe, aga jällegi teisest küljest hakkad mõtlema, et mis sellest nüüd nagu meil äriliselt nii väga palju kasu on, eks ole, et kui Tom Hiddlestoni fännid üle maailma jagavad meie blogipostitust, eks. Võib-olla on selles mõttes, et jah, tegelikult kui ma nüüd meenutan, siis vist 1 või 2 klienti tegelikult tulidki niimoodi, et nägin Twitteris teie seda The Night Manageri seda hotelli rinnamärki, et ma tahaks enda ettevõttele samasugust tellida. Et selles mõttes paar tükki oli sellised. Aga need on lihtsalt nagu sellised mõnes mõttes nagu lahedad asjad, eks ole. Jällegi jätavad mingit muljet, jätavad mingi tunde. Kui mingi ettevõte juba ikkagi valmistab BBC top tippsarjadele ja Hollywoodi filmidele, et ju ta siis ikkagi midagi oskab, eks. Ja on millestki rääkida. Ja siin Eestis me oleme ka siis, kui on olnud sellised filmid, mis on kinno tulnud, siis me oleme kutsunud enda töötajaid ja koostööpartnereid siis seda filmi vaatama ja teinud nagu sellise ürituse sellest, et lihtsalt nagu midagi teistsugust natukene.
ja need teised blogiartiklid, mis ei olnud nendest nii-öelda märkidest ja kuulsatest filmidest? Noh, need olid siis, no sa mõtled need pikemad sisuartiklid, et noh, need olid ka erinevatel teemadel ikkagi, et kuidas kasutada rinnamärke enda, ma ei tea, mingi mittetulundusühingu liikmeskonna kasvatamiseks või kuidas luua ühtekuuluvustunnet või noh, mingid sellesuunalised artiklid. Kas neid nüüd keegi süviti luges või loeb, on jällegi keeruline võib-olla öelda, et noh, kindlasti nad välja tulevad kuskilt ja nii edasi. Aga siiski põhiline osa meie päringutest tuli läbi Google AdWordsi ja pidime kogu aeg maksma, kui me AdWordsi kinni panime, siis meil päringud ei tulnud. Et nii lihtne see oligi. Ja noh, ütleme klient, aga AdWords töötas hästi ja kodulehekülg töötas selles mõttes väga hästi, et klient on meil tõesti, noh, kui me hakkasime selle Suurbritannia turu peale üldse mõtlema, me poleks elu sees uskunud, et me selliseid kliente sealt saame, noh. Need filmi kliendid, paar tükki, mis ma enne juba nimetasin, eks ole, Purjetamisföderatsioon, no ma ei tea veel, kui mõnda üksikut nimetada, Cartierile oleme teinud, Bulgarile oleme teinud, ma ei tea, Lloyds Bankile oleme teinud, Wimbledoni, Royal Boxi rinnamärke oleme teinud, Specsaver, mis on väga suur selline prilli ettevõte, eks ole. ExxonMobil, USA firma, maailma üks suurematest ettevõtetest üldse, eks. Et noh, jällegi, nendega me suhtlesime ka niimoodi, et nende peakontoriga, mis oli, ma ei mäleta, kus linnas, aga USAs kuskil. Et noh, täiesti mõeldamatu oleks see, et sellised kliendid leiaksid üles siin Tallinnast, kui sa oledki lihtsalt tavaline Eesti ettevõtte Tallinnas, siis nad ei kirjuta siia, nad ei leia sind. Isegi kui sa Google'ist välja tuled, ma arvan, nad ikkagi ei kirjuta sulle, tõenäoliselt. Et selles mõttes kindlasti oli see samm õige ja me olime isegi nagu väga-väga üllatunud, et selliseid kliente oli meil võimalik endale saada või et nad meie poole pöördusid. Ja tihti lugu ongi küsitud meie käest ka seda, et noh, et kuidas te saite, et kuidas nad tulid. Ja vastus ongi, et läbi Google AdWordsi reklaami ja kodulehekülje, et me ei ole ühtegi tuttavat seal, kes tunneks, ma ei tea, kõiki neid inimesi, kes seal töötavad, eks. Et ja kui kuskilt juba midagi hakkab tulema, ega siis teised vaatavad ka, et on tõesti, meil on kodulehel fotod väljas, klientide nimed või noh, tagasisided väljas, siis paljud helistavadki, et nii ma vaatasin, et teil on kodulehel, et olete teinud seal seda Wimbledoni märki, et me tahame endale ka midagi analoogset, eks. No siis me ütleme, et jaa, vaadake, et see on päris keeruline märk, suhteliselt kallis, eks ole, no et hind on selline, et noh, nii kallist me ei tahaks, aga et võtaks midagi natuke odavamat, aga siiski, eks. No ja töötab hästi. Aga ühel hetkel muidugi me ikkagi jõudsime selleni, et ikkagi oleks vaja kuidagi ju saada neid orgaanilisi siis otsinguid ka või kliente või külastajaid. Ja ma ei mäleta, kust ma seda siis niimoodi lugesin või kus see mulle ette jäi, aga et kui kõikide kodulehega tehtavate tegevuste põhjal valida, et mida teha ja mida mitte teha, et siis kõige olulisem asi, et sa võid kõike muud teha väga hästi, aga kui sa ei tegele backlinkidega, siis sa ei saa mitte midagi, eks. Ja noh, sellega me ei olnudki tegelenud, me olime kõige muuga tegelenud, aga mitte backlinkidega. Ja selleni me tegelikult jõudsime alles, ütleme, aasta tagasi. Selle tõdemuseni. Lingid teistelt veebilehtedelt lihtsalt kuulejale. Just. Kuidas te neid backlinke hankima hakkasite? Mis te tegite selle jaoks? Noh, ka olles lugenud igasuguseid erinevaid artikleid ja koolitustel kuulnud ja sinu jutte kuulnud koolitustel ja nii edasi, siis see teadmine oli olemas, et backlinke on erinevaid, et on häid ja on halbu, et kindlasti ei tahtnud ma neid halbu endale saada ja samas ei ole ka endal seda oskust ja ressurssi, et kuidas neid häid backlinke siis hankida, et no, milline see hea on üldiselt siis see, mis on
mõne teise kodulehe või mõne teise blogi postitusest tulev eelistatult siis sinu enda selle märksõnaga seotud link kuskil teksti sees või mis iganes kujul, mis viib sinu kodulehele, eks. Ja see sisu, kus ta tuleb, peab olema ka kuidagi ikkagi kvaliteetne, mingil moel haakuma sellega, mida sa teed. Aga õnneks on ka selliseid inimesi, kes seda teenusena pakuvad, et nad tegelevadki sellega, et otsivad neid teisi lehekülgi, teisi blogisi, kes on nõus sinu linke siis avaldama. Ja me nüüd olemegi aasta aega põhimõtteliselt ühe inimesega, kelle me ka leidsime Upworkist, temaga koostööd teinud ja täna hommikul just vaatasin huvi pärast üle, et mida meie domain rating on teinud. Kohe läks tuju paremaks natukene jälle, et kui me aasta aega, ma tegin endale tabeli ka, kus ma panen kirja, et mitte mingi kindla aja tagant, aga lihtsalt, et kui satun vaatama. Et kui aasta aega tagasi oli meie domain rating siis romandavast.co.uk 4, siis nüüd me oleme 13 peale jõudnud, et liigub ja stabiilselt liigub ülespoole, nii et see jällegi näitab, et me teeme midagi õigesti selles suunas, aga mis on nagu kõige parem, kahjuks ma ütlen, on nüüd see koroona teema, mis on kõik nagu pea peale selles mõttes löönud, aga selle aasta jaanuar-veebruar ekspordi mõttes, ekspordipäringute tellimuste mõttes oli vaieldamatult parim, mis meil olnud on. Ehk et juba siis nagu see poole aastaga tehtav backlinkide töö andis reaalset tulemust, nii et selliste orgaaniliste päringute arv kasvas oluliselt. Kas sa enam-vähem peast oskad öelda, mis osakaal nendel orgaanilistel päringutel selleks hetkeks oli võrreldes Google Adsiga? Ma arvan, et päris sama palju, päris pooleks ikkagi ei ole, aga kui ma nii hetkel ei oska nagu peast täpselt öelda, kui palju neid päringuid ka tuli, aga ma arvan, et mingi, ütleme, parimatel päevadel võis meil tulla päevas päringuid võib-olla 5-10 seal vahemikus. Nendest tõenäoliselt mingi 2-3 olid orgaanilised, aga kuigi neid oli vähem, siis tegelikult see oli küll selgelt näha ja mida ka kõik igal pool räägivad, et orgaaniline päring on palju-palju kvaliteetsem ja selles mõttes igal juhul nagu tasub sellega tegeleda. Ma korra küsin, kui sa saad välja öelda, palju sellise aastase backlinkide ehitamise eelarve oli või palju te maksite sellele teenusepakkujale? Lihtsalt kuulajal tekiks mingi tunnetus. Me maksame talle iga kuu selles mõttes või mitte iga kuu, aga ütleme siis meil on mingisugune hinnakiri, et ma saan aru, et neid on nagu neid lähenemisi on erinevaid, et kuidas seda tehakse, aga meie see hinnakiri on üles ehitatud siis selle backlinki või ühesõnaga siis selle lehekülje või blogi, kust see link tuleb enda domain reitingu põhjal, et mida kõrgema reitinguga lehekülg, seda kallim on selle hind, mis on ka selge, sest seda keerulisem on seda linki sealt saada. Ja seda tugevamalt on. Just. Ja seda rohkem annab see sulle, sinu lehele, eks. Aga oleme teinud suurusjärgus niimoodi, et kui mingi kokkulepitud summa täis saab, siis arveldame, eks, et üldiselt ongi see niimoodi, et enam-vähem iga kuu on see olnud. Ütleme, et laias laastus kuskil 1000 euro ringi kuus oleme kulutanud selle peale praegu. Ja mis tööriistaga sa ise jälgid, kuidas teil Google'is läheb seda domain ratingut ja muid neid? Ahrefsiga. Nii nagu vist kõik professionaalid. Jah, eks siis on Ahrefsi tasuline konto, mis on siis 100 eurot kuus on ju. Midagi sellist, jah. Kui sa nüüd vaatad, kas investeering on ära tasunud sinna tööriista teie enda jaoks? Seda jällegi on nagu raske öelda, et ütleme, et puhtalt domain ratingut ju võib ju vaadata ka sealt tasuta sellest, neil on tasuta võimalik sama asja vaadata põhimõtteliselt. Aga seal on lihtsalt palju rohkem infot, et me oleme ikkagi proovinud enda kodulehekülgega ka selle põhjal, mis infot me sealt saame ka edasi arendada, et kindlasti on palju asju teha, palju asju tegemata, palju asju, mis meil on kuskil nimekirjas ja mõeldud, et võiks teha, aga ei ole siiamaani jõudnud. Aga siin mingil hetkel ma mõtlesin, et võib-olla peaks kinni panema selle ja mitte maksma seda raha iga kuu.
aga siiski on sellist ülevaadet hea omada ja seal on hea selgelt näha, et kus nagu geograafilises mõttes, kus kohas, milliste märksõnadega sa välja tuled ja nii edasi. Ja see ikkagi annab nagu seda infot, et kas sa oled õigel teel või mitte. Loomulikult võiks seda sama infot ju võib-olla, ma tean, et sul on ka sama konto, et ma võiks ju paluda sulle, et äkki viitsid vaadata ja mulle, ma ei tea, screenshot'i teha ja saata, eks, aga samas see mugavus ja kiirelt ise kätte saada. No just, jah. Kuidas see Soome suunal sama tegevus, kas see on põhimõtteliselt see, mis te tegite UK turule, kopeerisite kõik need artiklid, linkide ehitus või kuidas seal teinud ja toimetanud? No Soomes oligi nii, et kui me 2014 Inglismaa ettevõtte asutasime, siis me umbes aasta aega hiljem mõtlesime, et kuigi jah, et me Soomes oleme niimoodi mitteformaalselt tegutsenud, et prooviks seal ka sama mudelit. Et teeme sinna ettevõtte, otsime mingi inimese, kes seal siis tegeleb klientidega soome keeles ja proovime ennast näidata seal ka kui lokaalset ettevõtet, et ei ütle seda, et me oleme Eesti firma, eks, vähemalt mitte esimeses järjekorras. Ja tegime selle ära ja hakkasime, põhimõtteliselt üritasime kopeerida sama asja. Aga seal kuidagi on see palju vaevalisem ja palju raskemalt tulevad need päringud ja kliendid kätte nii orgaanilise otsingu mõttes kui ka AdWordsi mõttes, et on seda palju raskem teha ja palju keerulisem teha. Ehk ikkagi see põhjus on kindlasti see, et turg on oluliselt väiksem ja see, et soomlased on lihtsalt teistsuguse käitumisega, oluliselt teistsuguse käitumisega. Et näiteks üks selline hea näide võib-olla tuua on see, kui meil on Briti klientidest sellised püsikliendid, kes meil on ja tegelikult sama kehtib ka Eesti puhul enam-vähem, et tulevad kliendid, tellivad midagi, siis tulevad aasta aja pärast tagasi, ütlevad, et me tahaks tellida veel, aga et teeme mingi teistsuguse kujunduse või muudame midagi, teeme teistmoodi. Ja see tähendab seda, et siis sa pead, kuna meie toodete valmistamiseks on vaja mingid vormid, pressvormid, kujundused, need on vaja uued teha ja nii edasi. Siis soomlastel tundub see olevat nagu teistmoodi, et kui seal ütleme, et üks ettevõtte või organisatsioon on endale ühe rinnamärgi loonud aastal 72 ja hakanud seda ühest kohast tellima, siis see märk ongi selline nii kaua, kuni see ettevõte, kus seda telliti, veel eksisteerib. Ja kui ühel hetkel see ettevõtte mingil põhjusel kinni pannakse, siis nad hakkavad otsima, et kust saaks leida kellegi teise, kust tellida. Ja seda, et me eelmine aasta tellisime sellist märki ja tahaks sellel aastal kujundust muuta, eriti ei ole. Ja see on ka tõenäoliselt põhjus, et miks, kuna kliendid ei käi turul ringi vaatamas nii tihti ja nii palju, et tarnijat vahetada üldse. Et siis on keerulisem ja aega nõudvam nagu nende uute klientide saamine. Aga ma ikkagi arvan, et ega ta nii päris maha viisatud töö ei ole meil, et hetkel endiselt seal tegutseme ikkagi ja tellimusi tuleb mingil määral, mitte nii palju kui tahaks, aga siiski. Ja olemegi võtnud nagu selle positsiooni, et me nii väga palju nagu rahaliselt ja ajaliselt sinna võib-olla ei panusta, aga see, mida me juba teinud oleme, et me hoiame seda, laseme tal töötada, ikkagi nii palju panustame, et hoiame teda töökorras, seda kodulehte töökorras, AdWords üleval, teeme ka blogipostitusi aeg-ajalt ja loodame selle peale, et ta aastatega vaikselt areneb ja iga aasta mõni klient ikka vast lisandub, nii et kuidas te seal UK turul oma selle eristumise olete paika pannud? Seal ju konkurente ja neid teisi märkide tegijaid tõenäoliselt nagu jagub? Jagub küll, jah. Aga seal on ka muidugi niimoodi, et kui konkreetselt sellest meie valdkonnast rääkida, siis suurem osa neid ettevõtteid, mida guugeldades on võimalik üles leida, tegelikult vahendavad Hiinast toodetud märke. Ja ega nad ka ei ütle seda kuskil, et meil on need Hiina märgid, eks, et see ongi nagu see, et ütleme, see eristumise või enda positsioneerimise koht meie jaoks ongi see, et me mitte ainult Eestis, vaid ka seal turul ütleme klientidele, et me olemegi maailma kõige paremad
ja meie tooted ongi kallid ja olemegi proovinud teha enda kodulehe sellise, oma fotod sellised, et seda sama kõike kliendile edasi anda. Kas fotod teete ise või tellite mõned partnerilt sisse? Teeme ise ka. No väga kvaliteetsed on, et selles mõttes ma just mõtlesin, et huvitav, kas keegi prof teeb. Sellised ise tegijad. Et noh, jällegi ma ei oska nagu seda võib-olla niimoodi hästi selgitada või öelda, aga meie kogemused on need, et kui me midagi kuskilt tellinud oleme, et noh, võib-olla ongi asi selles, et me ei ole leidnud endale neid õigeid partnereid nagu asjade tegemiseks, et kellega võiks rahul olla ja kelle hinnatasemega võiks rahul olla ja nii edasi. Et lihtsalt hetkel on siiamaani olnud mõistlikum neid asju ise teha, või vähemalt me oleme tundnud, et see on mõistlikum ja me oleme tundnud, et meil on nagu parem kontroll selle üle, me saame paremini mõjutada seda ja tegelikult on ka tulemused, et noh, näiteks võin tuua näite nagu Soomest, et mõtlesime seal ka, et noh, et mida me teame Soome turust ja Soome turu siis AdWords'i reklaamide tegemisest, et võtaks mingid profid. No, otsisime ühe agentuuri ja siis maksime neile raha selle eest. Raha ei olnud väga suur, aga siiski iga kuu kogu aeg maksime reklaamide eest ja teenuse eest. Ja tulemusi eriti ei tulnud. Ja siis ma ühel hetkel, mingi pool aastat proovisime niimoodi, siis ma ühel hetkel mõtlesin, et okei, et ei ole ju mõtet niimoodi, et ma võin sama hästi siis ise seda sama kampaaniat teha ja proovisime ise teha ja saime paremad tulemused. Nii et alati see, kes ennast profina kuvab, ei pruugi sugugi mitte paremat tööd teha, kui ise oled suuteline. Veebilehega, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli suht samasugune lugu. Sa ise lõpuks tegid paremalt müüva veebi, kui tol hetkel mingi agentuur selle tegi sulle? No jah, et see, ütleme, et mis eksporti puudutab, siis seal ei ole meil olnud ühtegi tegelikult tellitud lehekülge, et need kõik leheküljed on meil enda tehtud. Aga Eesti lehega eriti, mis puudutab nagu e-poodi, meil on väga väike osa, mida me nüüd koroona ajal nagu kõik oleme jõudsalt kasvatanud, aga see e-pood juba eksisteeris ka varem ja meil on mingi osa tooteid, meil on näiteks Eesti vapiga sõrmused, mingid rinnamärgid, kaelaehtad ja siis ka selliseid mitte Eesti sümboolikaga seotud ehteid, mida siis meie juures töötavad ehtekunstnikud on ise loonud ja mida me valmistame ja müüme. Ja nende müümiseks siis e-pood, eks, aga see e-pood, mille me kunagi saime, ütleme lihtsalt, et see lihtsalt ei töötanud. Müük ei toonud? Ta põhimõtteliselt nagu kuidagi, üks asi on, et jah, müük ei tulnud, teine asi, et aga tehniliselt oli väga kehvake, pidevalt oli mingid probleeme nii igasuguste makselahendustega, laopidamisega, kõigega, mida oli võimalik ette kujutada. Ja ka sellega, et kuidas sa kuskilt välja tuled, eks, et jällegi see oli platvormi valikust põhjustatud tõenäoliselt. Ja mingil hetkel, kui siis nüüd 2-3 aastat tagasi tegime ise uue WordPressil põhineva kodulehekülje ja sinna siis WooCommerce'i lihtsa e-poe, siis tegelikult meie müük kasvas hüppeliselt, külastatavus kasvas 50%, nii et selles mõttes tasus see tegemine ära. Ja hetkel on ka hea meel nagu selle üle, et nagu need erakliendid, kes ei ole meie põhikliendid tegelikult olnud kunagi, on üha rohkem leidnud meid ja meie e-poodi, et täna meil või ka siin koroona ajal tegelikult oligi, et osadel päevadel tuli meil mingi 5 ostu võib-olla, et korra päevas, mis meie jaoks on suur kogus, et kui sa müüd mingid 130 euroseid mansetinööpe ja selliseid asju, siis ega neid kliente ju Eestis siin lõpmatult ei ole. Aga e-poega me ei ole kuskile eksporditurgudele läinud, et see kindlasti on ka üks sellistest mõtetest, mis meil kuskil peas mõlgub, aga selle tegemiseni me jõudnud ei ole veel. Mõni huvitavam lugu või klient, mis sulle meenub, mida te olete teenindanud ja kus on tulnud mingeid huvitavaid päringuid? Maailma igasuguseid asju teinud.
kindlasti ongi vast kõige huvitavamad ja kõige elevust tekitavamad on need sellised nimekad kliendid, kus sa saad aru, et et vau, et kuidas ta nüüd meie otsa nagu juhtus, eks, ja tegelikult oligi näiteks seesamane, see nüüd oli 3-4 aastat tagasi, kui see London Has Fallen filmi tegijad siis meiega ühendust võtsid, filmimine, kuna tegevus toimus Londonis, siis filmimine toimus ka Londonis. Otsisid, neil oli vaja rinnamärke, mida siis seal filmis kandsid siis USA presidendi ihukaitsjad ja see üks peaosatäitjatest oli Gerald Butler, kellel põhimõtteliselt, kui seda filmi vaadata, siis 2/3 eetriajast oli kogu aeg meie märk ekraani peal ja vahepeal ikka väga suurelt, et seda oli hiljem nagu väga lahe vaadata. Aga kuidas nad üldse meiega ühendust võitsid? See oli ka väga, väga lahe tegelikult. Kui ma enne ütlesin, et sellised kliendid ei võta Eesti firmadega ühendust, ei helista Tallinnasse, siis nemad olid nagu see erand selles mõttes. Küll aga nad ei helistanud mitte sellepärast Tallinnasse, et nad oleks nagu Eesti ettevõtte leidnud, nad leidsid ikkagi meie selle Inglismaa kodulehekülje. Aga guugeldades meid, kuna neil oli väga kiire, umbes võtted pidid kohe hakkama, nagu seal maailmas vist ka käivad need asjad, et kõik asjad jäetakse viimasele minutile ja nii edasi. Siis guugeldades ta sai aru sellest, et meie tootmine tõenäoliselt on Tallinnas. Nii et ta helistas meile tegelikult Eestisse, Tallinna kontorisse ja rääkis ära, ütles, et võt, me teeme sellist filmi ja tahaks neid märke tellida, nii et mis meil ikka selle vastu sai olla, et loomulikult. Reageerisite kiirelt. Ja see, no võt jah, see on nagu üks asi, hea, et seda ütlesid praegu, sest kui sa enne küsisid, et mis see meie eristuskoht veel on, siis kindlasti ongi see kiirus ja operatiivsus, mida me näeme, et see mõjutab nagu väga-väga palju seda, et kas sa saad kliendi või sa ei saa klienti. Juba enne kõike kas või päringule vastamise kiirus. Et Soomes on väga tavaline see, et sa saadad mingi päringu kuskile ettevõttesse ja sa saad vastuse nädala pärast või 2 pärast või ei saa üldse vastust, eks. Aga meie oleme võtnud endale selle eesmärgi, et me üritamegi vastata võimalikult kiiresti. Ja Inglismaal me näeme ka, et mida kiiremini sa selle kliendiga tegelema hakkad, mida kiiremini sa selgitad välja, mida ta tahab, teed talle pakkumise, seda vähem jääb tal aega otsida kedagi teist, eks. Seda kiiremini saab tema ära otsustada. Ja teine asi muidugi ka on see, et jällegi soomlaste ja inglaste erinevus, et kui Soomes on meil osasid kliente olnud niimoodi, kes tulevad meie juurde, et me nüüd hakkame mõtlema siin mingite märkide peale, et üritus on meil 5 aasta pärast. Et siis Inglismaal on nii, et kas reedeks oleks võimalik saada. Ja seal ongi, et kõige kiiremad tarneajad, mida me oleme pakkunud, on olnud selliselt, et kujunduse tegemine, pressvormi tegemine, märkide valmistamine ja nende saatmine. Nii et esimene päring ilma kujunduseta tuli esmaspäeva hommikul ja kolmapäeva lõunaks olid märgid Londonis inimesele kontoris. Ja. Kuidas see võimalik on nii kiirelt toota? Mis selle nagu saladus või kuidas te seda protsessi olete üles ehitanud? No seal ongi see, et kui sa tead, et kliendil on väga kiiresti, sa saad talle pakkuda neid asju, mida sa tead, et sa oled suuteline nii kiiresti tegema. Ehk et me siis sellisel juhul vaatamegi, et mida me oleme suutelised, kuna me kujundustame ise, võtamegi siis eelisjärjekorras kohe selle kujunduse ette, teeme selle ära. Pressvorm me teeme ise CNC pingiga, seal on võimalik ka, eks ole, mängida, tõstame selle siis ettepoole ja valmistamine ka siis nii, et kuigi meie tootmine, valmistamine on väga tihedalt ka teiste ettevõtetega integreeritud, selles mõttes, et meil tegelikult ei ole kogu tootmis siis seda baasi nagu endal olemas, et me teatud asju meil ei ole otstarbekas ise teha. Siis
siis me valimegi selle tootmisviisi ka selliselt, et oleks need asjad, mida me ise oleme suutelised tegema ja siis me saamegi selle kiiresti tehtud. Et on võimalik, aga sellest kiiremini enam tõenäoliselt ei oleks. Ja asi juba Londonisse ka saadet. Kuidas te kogu sellise müügiprotsessi olete üles ehitanud, et kui see päring tuleb, mis siis saab? Mis need konkreetsed sellised sammud on? No päring tuleb jah üldiselt meile läbi kodulehe vormi. Hetkel on meil nüüd tehtud niimoodi, et kodulehe vormi kaudu saabuv päring läheb kohe otse ka Pipedrive'i, mida me kasutame. Ja siis enamjaolt on need päringud sellised, et ega selle päringu põhjal kohe ei olegi võimalik mingit hinda teha, eks. Ongi ühenduse võtmine. Telefon või kirjutamine? No sõltub kliendist, et üldiselt kui klient ise kirjutab, siis me talle ka kirjutame. Kui on näha, et tal on väga kiire, tal on lühike tähtaeg, tahab kiiresti saada, siis me helistame. Aga ja osad kliendid ka helistavad ise meile, et nad ei saada meile e-maili ega päringut kodulehe kaudu, vaid helistavad. Sellega on meil ka, et meil ongi Londoni lauatelefon, mis on siis suunatud Tallinnasse mobiili peale. Et koha peal meil seal ongi täna ainult raamatupidaja tegelikult, sest lihtsalt ei ole otstarbekas hetke mahte arvestades seal kedagi hoida. Aga tulevikuplaanid muidugi on see, et tahaks, et seal oleks korralikum, suurem ka mingi kohapealne baas olemas. Aga võtate ühendust temaga? Ja võtame ühendust, selgitame välja, mida ta tahab. Meie küsimused, meie peamine küsimus ongi see, et aru saada sellest, et mida klient tahab, milleks ta seda toodet kasutama hakkab, mis on selle eesmärk, et kui võtamegi jälle selle sama rinnamärgi, siis rinnamärki võib väga erineval maal kasutada, eks. Et see võib olla nagu mingi aumärk, mingi teenetemärk, mingi selline tähtis asi, mida kellelegi antakse mingisuguse suure panuse eest. See võib olla ka midagi sellist, vahepeal on veel see, et on lihtsalt mingi ettevõtte logoga märk, mida öeldakse, et töö juures antakse töötajatele, et kanna revääri küljeseks. See võib olla mingi, ma ei tea, klubimärk, see võib olla ka lihtsalt mingi selline märk, mida tahetakse kuskil messil jagada igale ühele, et võta ja pane endale külge. Ehk et sellest kõigest lähtuvalt, et mis asi see on ja milleks seda kasutatakse, sellest lähtuvalt me hakkame siis soovitama, et kuidas seda teha võiks. Kuna me tegelikult pakume selles märgimaailmas siis kõiki asju alates kõige odavamatest, lõpetades kõige kallimatega. Meil on täiesti suurepärane partner Hiinas, kus me oleme ise ka koha peal tehases külas käinud neil ja kusjuures nad on selles mõttes meiega väga sarnane ettevõte, et nad ei ole mingi hiigel tehas seal, vaid pigem selline väiksem ja selline ka tahavad hästi head kvaliteeti pakkuda, aga nendel on lihtsalt soodsamad hinnad ja neil on ka teistsugused materjalid, mida nad kasutavad, mida me siin ei kasuta. Nii et meie käest on võimalik tellida neid kõige odavamaid asju ja siis on võimalik kõige kallimaid asju tellida. Ja siis selles ampluaas me siis otsime kliendile kõige sobilikuma variandi ja teeme kujunduse sellest lähtuvalt, teeme hinnapakkumise sellest lähtuvalt. Ja hinnapakkumine välja saadetud, mis siis sealt? Kõigepealt ongi see, et me ei hakka eriti enne midagi tegema, kui me oleme aru saanud sellest, et kliendiga jõudnud nagu vastastikusele arusaamisele hinnataseme osas, et klient ütleb ka, et okei, et temal on selline hind sobilik ja nii edasi. Ja siis juba ongi, et kui klient ütleb, et jah, et talle sobib ja tahab, siis me hakkame kujundust tegema. Kujundust üldiselt me lubame alati teha nii kaua, kuni klient rahule jääb sellega. Enamjaolt on ikka nii, et kas klient jääb kohe rahule või siis võib-olla ühe korra teeme ümber, et väga palju sellist, aga mõnikord on üksikuid kliente, kellega me tõesti väga pikka aega põrgatame edasi-tagasi seda. Ja siis sealt edasi läheb tegelikult tootmisesse juba. Nii et ega see protsess selles mõttes on väga selline, kuidas öelda, otsejooneline, et päringust töösse. Mida sa soovitad neile, kes mõtlevad, et kas hakata eksporti tegema, kas minna välisturgudele või mitte? No kui ikkagi sisetunne ütleb, et tasuks minna, et siis ikkagi tasuks minna kindlasti. Et kindlasti tuleb oma tegevus läbi mõelda. Kui küsida seda, et
kas tänasel päeval oleks sobilik hetk alustada ekspordiga Lääne-Euroopasse või Lõuna-Euroopasse või ka Suurbritanniasse, siis tänasel päeval on see natuke komplitseeritud tõenäoliselt, jah. Aga muidu üldplaanis ikka loomulikult tasub minna, aga minu soovitus ja meie kogemus ütlebki ka seda, et tegelikult tasub testida seda seda ideed, enda toodet. Üks asi, mida ma enne ka veel ei öelnud, on see, et me tegelikult siiamaani Briti turul oleme tegelikult või reklaamime peamiselt siis ainult rinnamärke ja mansetinööpe tegelikult, jah. Et kui Eestis on meil teisi tooteid veel ja osaleme riigihangetel ja teeme selliseid keerukamaid asju, riigi tellimusi täidame, siis seal me sinna sellesse suunda veel liikunud ei ole. Ja see oli ka teadlik valik, et mitte enda tegevust killustada, et mitte muuta asja liiga keeruliseks. Siis me mõtlesimegi, et võtsime selle kõige lihtsama ja kõige siis ostetuma toote, mis meil oli ja hakkasime seda turundama. Ja tagantjärgi vaadates ka oli see kindlasti õige valik. Aga ühel hetkel me kindlasti tahame liikuda ka sealt edasi. Aga ma arvan, et täna ei ole ka veel see õige aeg, et nagu riigi sektoris on seal ka võib-olla selline, et see kohalolu seal peab olema natukene pikem, et seal osad vanad tegijad, kes seal on, kui meie ettevõte on 1923 asutatud, siis Inglismaa mõttes oleme me väga noor ettevõte, et seal on ikkagi märksa vanemad firmad. Ja üks sealsetest konkurentidest, minu arust ma nende kodulehelt lugesin seda, et nad on nagu Itaalia päritolu, pidid vist 50 aastat olema seal turul enne seda, kui oli neil võimalik näiteks hakata riigihangetel osalema. Et neid tõsiselt võeti üldse. Läheb tükk aega veel. Ja. Ma loodan, et mu silmad näevad seda. No peavad nägema. Mis teil turunduses üldse ei ole töötanud, millel sul on tagantjärgi väga kahju, et sinna raha alla pandud sai? Jah, ma ei oska nagu niimoodi tegelikult midagi välja tuua, et ma arvan, et me oleme nagu sellest aru saanud selgelt, et ei ole mitte kedagi, kes oskaks vastata meie küsimustele tegelikult. Ei ole mitte ühtegi inimest kuskil olemas, et kelle juurde minna ja kes teab vastuseid keerulistele küsimustele, ütleb, et tehke nii, see töötab. Et ikkagi kõik asjad on niivõrd spetsiifilised, nagu selle toote, ettevõtte, turu ja mille iganes spetsiifilised, et sa pead lihtsalt selle läbi proovima. Ja kui ma tagantjärgi mõtlen, ma arvan, et see kõik ongi olnud üks protsess lihtsalt. Selles mõttes õppimise, kasvamise protsess. Ma tagantjärgi vaadates ei ütleks ühegi asja kohta tegelikult, et seda ei oleks pidanud tegema või et selle oleks võinud tegemata, et ma ei oska niimoodi välja tuua. Mm-hmm. Et muidugi võib mõelda, et oleks võinud selle Soome selle AdWordsi agentuuri jätta palkamata ja kohe hakata ise tegema, aga tegelikult siis ma ei teaks seda, siis ma arvaks siiamaani, et näed, et äkki on meie tulemused ikkagi kehvemapoolsed ja keegi kuskil teeb paremini. Ega kindlasti keegi teebki paremini, ma ei ütle, et me teeme asju maailma parimal viisil, eks kindlasti mitte. Hetkel me ei ole leidnud tõenäoliselt lihtsalt paremat lahendust, kui neid asju teha nii, nagu me täna teeme. See ei tähenda seda, et me homme või aasta pärast ei leiaks veel paremat moodust. Et selles mõttes peabki erinevaid asju proovima ja kõik need asjad ikkagi viivad sammhaaval lähemale siis loodetavasti sinna sellele suunale või sellele, ma arvan, et sihtpunkti ju ei olegi tegelikult, et see ongi pidev tee lihtsalt, et samm nagu õiges suunas lihtsalt. Isegi kui vahepeal astud sammu vales suunas, siis järgmised sammud viivad jälle õiges suunas edasi. Mm-hmm. Igati nõus sinuga, tuleb proovida. Enne kui ma lähen selle ploki juurde 5 viimast, kus ma kõikidelt küsin samu küsimusi, siis ma tean, et sul on üks Nigeeria päring tulnud kunagi sisse. Ma tahaks seda lugu ka, et sa jagad kuulajatele. No jah, et sellega oli selline huvitav lugu ka jällegi, tõenäoliselt sellist päringut Eestis ka niisama ei tule tavaliselt ettevõtetesse. Ja kui Eestis üldse Nigeeriaga midagi pistmist kellegil on, siis on nad üldiselt mingid petukirjad või mingid muud petuskeemid.
ja noh, meile tuli ka päring, et taheti tellida siis kullast rinnamärke. Ja noh, me mõtlesime, et kogu aeg mõtlesime, et nii ei, et see on midagi väga kahtlast, et noh, Nigeeria kullast rinnamärgid. Et kuskil on mingi konks, et kuskil kuidagi tahetakse meil nahk üle kõrvade tõmmata tõenäoliselt. Ja siis mõtlesime, et nii, et nendele me kindlasti tahame saada 100% ettemaksu ja nii edasi. Ja nii oligi, nad olid nõus ja kõik tegime kujunduse ja maksti raha ära ja kõigepealt tegime vist näidised ja siis maksti sellest ära ja siis tuli suurem tellimus. Maksti sellest ette ära. Ja siis ikka veel mõtlesime, et nii, et kus see koht on, aga tegelikult ei tulnudki mingit konksu, et tegelikult oligi tegemist Nigeeria suurima nafta mingisuguse ettevõttega, kellel oli oma, ütleme Nigeerias, ma saan aru, on väga levinud see, et sealsetel ettevõtetel on nagu sellised agendid Londonis näiteks, kes siis hangivad mingeid asju, mida neil vaja on, kuna seal koha peal eriti väga palju asju ei tehta vist või noh, ei ole vähemalt sellised, mida siis tahetakse. Et siis oligi selline agent, kes lihtsalt hankis seda tarnijat, otsis kus saab ja vahendas siis seda tellimust. Ja noh, temaga tegelikult on meil koostööga edasi läinud, et on mitmeid tellimusi tulnud, nii et esmapilgul petu kirjana või petu päringuna tundunud tellimus tegelikult on osutunud selliseks püsikliendiks. Väga nähe. Aga nende küsimuste juurde, ütle, mis on selline ost, mis on sinu kui ettevõtja või juhi elukvaliteeti või õnnelik olemist mõjutanud? Kus sa oled saanud raha eest õnne osta? Küsida nii. No jah. Sa andsid mulle need küsimused küll ette enne ja ma vaatasin neid ja mõtlesin juba siis, et ega ma ei oska nagu eriti midagi vastata, et noh, ma ei oska nagu ütleme, et kui see on nagu sisuline küsimus, eks ole, et siis ega ei ole ühtegi sellist konkreetset asja, et ma nüüd olen ostnud selle ja siis ma ei tea, et ossime endale kontorisse hea kohvimasina, eks ole, see on toonud õnne ja rõõmu, eks tegelikult oli hea investe. Just, absoluutselt. Aga mis eksporti puudutab, siis seal selliseid asju ei ole või üldse tegevust puudutab, et siis pigem ongi sellised töötavad lahendused, eks ole, et sa tead, et mingid asjad, mida sa oled võtnud kasutusele, et nad töötavad nii, nagu nad peaksid. Et see oligi pigem sellist isiklikust perspektiivist lähtudes, et mis sa nagu endale oled ostnud. Millised on mõned otsused või mõttelaadi muudatused olnud, mis su elu on lihtsamaks teinud või sulle rohkem kuidagi peas vabadust andnud? Kindlasti nagu ettevõtte tasandil või kui meie tegevust vaadata, siis see kõige suurem selline mõttelaadi muudatus oligi see, millest ma enne rääkisin, et kus me otsustasime, et me hinnaga konkureerivast Eesti väikeettevõttest hakkame lihtsalt ütleme siis maailma tasemel ettevõtteks, kes küsib seda hinda, mis nendele sobib. Et see oli mõttelaadi muudatus tegelikult. Väga suur ja väga tubli mõttelaadi. Ja ma arvan, et õige. Tagantjärgi vaadates see kindlasti ei ole asi, mida ei oleks pidanud tegema, et see oli õige tee ja meile endale ka meeldib. Ja kellele ei meeldiks tegelikult teha ju neid asju, mille üle sa võid ise ka uhke olla, eks. Et sa teadki, et sa teed, ütleme, et kas ta nüüd tegelikult on võib-olla kindlasti maailmas veel mõni ettevõte, kes teeb sama häid asju, eks. Aga see tunne, et sa kõikide oma töökaaslastega koos tahad teha päriselt seda, mis olekski kõige parem, siis mis saaks veel parem olla, eks. Raamatu soovitused, mida sa soovitaksid teistele ettevõtjatele või juhtidele või ka turunduse vaatevinklist? Ja, et see on ka selline keeruline küsimus, et ma arvan, et nagu paljudel inimestel on see, et see raamatute lugemine on kuidagi selline lainetena, et ma tean, et sina, Timo, oled väga tubli raamatute lugeja ja seda ma kindlasti sinu puhul imetlen ja ma ise ei saa kahjuks enda kohta seda öelda. Et mingitel perioodidel ma olen rohkem lugenud ja mingitel perioodidel vähem. Ja ma arvan, et nii nagu üldse selle protsessiga või nii nagu ma enne ka ütlesin, et kogu see tegevuste valik ja asjade tegemine on pidev protsess, kus leiad õigeid asju ja vähem õigeid asju ja teed ja saad aru, et ei teinud õigesti ja teed midagi muud. Siis sama on ka raamatutega,
et vastavalt sellele, millega sa parasjagu tegeled, siis kindlasti ongi mingid sobilikke raamatuid. Ma ei oska mitte ühtegi nime nagu niimoodi siin eraldi välja tuua, et see nüüd oli minu jaoks mingisugune maailma muutev raamat. Ma arvan, et ei ole olnud. Ma arvan, et teatud juhtudel võib igas mõttes olla ka väga sobilik ja inspireeriv lugeda mingit ilukirjandust, eks ole, ja leida sealt mingisuguseid asju või ka siis vastupidi, eks ole, et mingid selliseid ameerikalikke selliseid siis käsiraamatu tüüpi raamatuid, eks ole, et kuidas keegi midagi teinud on. No, jällegi kogemuse põhjal võin nagu seda öelda küll, et see, et kui neid ameerikalikke raamatuid või sealt pärit raamatuid lugeda, et siis seda on väga naljakas nagu või huvitav nagu meie kontekstis lugeda, et kus räägitakse väikeettevõtetest, et et juhtisin väikeettevõtet, kus oli ainult 1000 inimest või 1000 töötajat, eks. Või midagi muud sellist, eks, et seda kõike peabki ka selles kontekstis siis ise kuidagi ümber seedima, et ei ole ju võimalik, kui meie ettevõttes täna töötab 14 inimest, kui palju ma saan tegelikult õppida sellest, mida keegi räägib 1000 töötajaga väikeettevõtte kohta, eks. Et midagi kindlasti, aga jällegi. Kas on võib-olla mõned blogid, mida sa jälgid ja kus sa ennast täiendad, kus oma internetiturunduse, digiturunduse teadmisi? No tegelikult otseselt ka konkreetselt ei ole, et kui mul on pigem niimoodi, et kui ma olen nagu, ma tegelen nagu väga palju erinevate asjadega, väga seinast seina, mitte ainult nende turundusküsimustega, vaid ka muude asjadega ja kui mul tekib mingi küsimus, siis ma ikkagi guugeldan ja proovin siis aru saada, et millised on need usaldusväärsed allikad ja millised mitte ja loen vastavalt sellele, et ei ole nagu, mul ei ole kujunenud ka sellist ühtegi sellist konkreetset blogi, mida ma kogu aeg loeks, et ei saa seda ka öelda. Millised on sellised tööriistad või äpid, ilma milleta sa oma elu ette ei kujutada? Ma tean, et sulle meeldiks, kui ma ütleks, et toggle. Aga ma seda ei saa. Sa ikka ütle see, mis on päris. Ei, see lihtsalt oli ka nali, et sa kogu aeg räägid, et see on väga hea asi ja ta kindlasti ongi. No, ütleme kindlasti, kui rääkida sellest, millest siin teema on, turundus ja eksport, siis kõiksugused sellised abivahendid, nagu Pipedrive või mingi muu, ega ma ei ütle, et see ka nüüd just ainuõige asi on, aga kindlasti on väga hea, meie kasutame seda aastaid. Siis mingid integratsioonid, eks, et ongi, et mis elu lihtsalt lihtsamaks ja mugavamaks teevad, et me kasutame Zapiiri selle jaoks, et siis näiteks kodulehe päring läheks otse Pipedrive'i ja nii edasi. Ja kõik sellised asjad, et jällegi, et ma arvan, et neid asju on nagu palju väga spetsiifilised vastavalt ettevõttele, vastavalt inimesele, et jällegi ühtegi sellist konkreetset, kui ma nüüd mõtlen, et kui keegi võtaks ära Pipedrive'i ja Zapiiri, ju ma siis leian mingi muu asja, mis selle sama küsimuse mu jaoks lahendab, et ma ei näe, et oleks nagu ühtegi sellist ühte konkreetset, et see on nüüd kõige A ja O, et ei. Kas sul on kuulajatega jagada enda jaoks välja kujunenud mõnda lifehacki, mis on seotud trenni, toidu, une, fookuse või produktiivsusega? No jah, selles mõttes ka eks ma olen igasuguseid erinevaid asju ka teinud ja proovinud ja täna ma kahjuks pean ütlema, et ma olen sellises etapis, et kuna mul on nagu mitu sellist isiklikus plaanis asja käsil, ettevõtluses on keerulised ajad, siis selline stressitase kindlasti on keskmisest kõrgem ja olengi jõudnud ka sinnamaani praegu selle mõttega, et peab hakkama uuesti ennast käsile võtma. Mulle väga meeldis jooksmas käia vahepeal. See on, ma arvan, et üks mõnusamaid tegevusi selles mõttes selline meditatiivne ja rahulik ja mida mulle kõige rohkem jooksmise juures meeldibki see, et seda saab üksi teha, et käidki üksi. Ma tean, et sa oled ka jooksmas käinud, eks. Ja mulle endale
ma olen proovinud jooksmist erinevat moodi, eks ole, kellegagi koos, üksi muusikat kuulates, midagi muud kuulates. Mulle kõige rohkem meeldib see, et ma jooksen niimoodi, et ma ei kuula mitte midagi, ongi lihtsalt vaikus ja lihtsalt ma jooksen ja kui on mingid mõtted, siis ma mõtlen neid ja mõnikord on ka võimalik see, et ei mõtlegi millegi peale, mis on väga hea. Oleme täpselt samas klubis, ma olen jõudnud täpselt samale, et ilma mitte millegita lihtsalt jooksed. Veel midagi, mis on head nõu anda nagu stressi maandamise ja? Selles mõttes tuleb ikkagi vabal ajal teha neid asju, mis meeldivad, et ma olen proovinud erinevaid väga põnevaid asju viimaste aastate jooksul, mida ma olen ammu unistanud, näiteks tegin endale mootorrattaloa, hakkasin mootorrattaga sõitma, väga lahe. Mootorrattaga sõidame põhiliselt naisega koos, üksi polegi eriti kuskil käinud, väga tore tegevus. Viimased 1,5 aastat olen tegelenud purjetamisega, jällegi väga, väga mõnus asi, mida teha, mulle väga meeldib. Endal mul ühtegi laeva ei ole ega jahti, aga õnneks on selliseid toredaid kohti, kus on võimalik rentida neid. Ja see kindlasti, võib-olla tulles selle juurde, et kui ma ütlen, et jooksmine üksi vaikuses on selline meeldiv asi, siis üks teine selline asi, mis mulle tundub nagu tulevikku vaadates, mida ma kunagi tahaks teha, näiteks mingi selline pikema perioodiline, võib-olla isegi ümber maailma purjetamine, näiteks kahekesi. Mitte üksi päris ma ei tahaks, aga kahekesi. Et see võiks olla väga lahe asi. Aga lihtsalt, et selliste uute asjade proovime, mida ma olen tahtnud pikka aega teha. Et see kindlasti aitab välja tulla nagu sellest igapäeva rutiinist ja teha midagi muud. Aga jah. Ja mingil hetkel muidugi jõuad ka selleni, et võib-olla ei peaks lihtsalt nii palju asju ette võtma, et ka tuttav tunne. Mul aeg-ajalt tekib see tunne, siis ma aeg-ajalt proovin nagu seda rakendada, aga siis mingil hetkel jälle leian ennast, et selles olukorras, et nii palju asju on teha ja midagi ei jõua ja et kui saaks nüüd need asjad tehtud, siis rohkem enam ühtegi asja ei võta juurde. aga jah. Aga suured tänud, et sa tulid kohale, et sa jagasid seda head nõu, nii nagu asjad, mis töötavad ja mis ei ole töötanud, on ju. Ja ma loodan, et te saate hulgaliselt toredaid Nigeeria kliente ja Suurbritannias täpselt samamoodi, nii et jõudu ja jaksu ekspordis. Aitäh sulle ka ja edu sulle selle ägeda podcasti tegemisel edaspidi. Suured tänud sulle. Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed. Kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võib-olla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetset sisu, olgu see siis video, olgu see siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtust luua ja jälgijaskonda kasvatada, siis maratonstuudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud erinevaid projekte ja see sama podcast Ekspordime, mida sa kuulad, on siin samas Maraton stuudioses salvestatud ja julgen neid mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.